mul on siin autos nii suur probleem, et mul ei ole telefoni mitte kuskile panna, mul ei ole seda telefoni jubinat või seda hoidjat. Igatahes tere tulemast tagasi minu kanalile. Ja miks paistab, et ma olen täpselt samas asendis, samas kohas, kus eelmine vlog lõppes ja see nüüd siin algab, sest et põhimõtteliselt see nii on. Ja ainult ma olen vahepeal parklat ja parkimiskohta muutnud ja oma sõrmekese vahepeal siin ära plaasterdanud. Aga tere tulemast tagasi, mul on rõõm, et sa siin oled ja sellele videole vajutasid ja seda siin vaatad. Ma olen jõudnud hetkel Kurna parki, sest et ma tulin natukene üksindust nautima, kui nii võib öelda. Nimelt ma hakkan uuest nädalast taas tööl käima, nii et mul on siuke, kuna homme on suur reede ja hakkame siin munade pühasid tähistama ja kogu pere on jälle kodus, siis täna on selline viimane päev nädala sees siis vähemalt, kus ma saan üksindust nii-öelda korraks nautida. Nii et esmaspäevast ma olen taas tööinimene, mille üle ma olen tegelikult päris elevil. Tahaks juba hirmsasti midagi teha, kuna kuidagi aega on nüüd rohkem kätte jäänud seoses sellega, et Leo ju hoius käib. Nii et vot, siin argipäev hakkab muutuma. Aga ma mõtlesin, et ma alustan selle vlogiga, kuigi ma lubasin siin suure suuga eelmise lõpus, et tuleb selline struktureeritum vlog ehk järgmine, siis ma tegelikult siiani ei ole seda struktuuri välja mõelnud. Äkki see tuleb mingi taas paari päeva vlog, sest et ma väga pikaks neid videoid ikkagi ajada nagu ei tahaks. Filmin siin äkki mingi klippe nädalavahetusest, sest et meil tuleb päris tore nädalavahetus. Hakkame siin grillima, sest et homme lubab ju mõnusat suvist lausa ilma. Käisime just ossime grillimihkliga ära ja siis tassisime selle põhimõtteliselt tuppa või selle kasti siis, kus see sees oli. Ja see kast kaalus 100 kilo. Nii et ma ütlen, et sellest jõuksis käimisest on vist kasu. Nii et reedel on grillimisplaan kindlasti, laupäeval tegelikult tahaks loomaeda minna, sest et meie väikemees Leonel on selline loomade fänn hetkel, et lihtsalt tuleks ta sinna kiiremas korras viia. Ta nimelt fännab hullult lambaid ja kitsi hetkel. Need teevad teda lihtsalt nii rõõmsaks iga hommik selles osas, et me peame iga hommik talle telekast mingid videoid panema lammastest. Nii naljakas, aga see on nii armas ka. Nii et mõttes on ikkagi loomaeda minna. Võt. Nii et äkki klipid siit, klipid sealt, sekka minu monoloogi ilmselt. Nii et ma kutsun sind edasi vaatama ja seda nautima, ma loodan. Ja mul on hea meel tõesti, et sa siin oled. Võt. Aga lähme vaata, mis siin Kurna pargis on. Jaa! Kurna park. Öeldakse Kurna park selle kohta või? Kurna keskus. Igatahes siin Igea juures ma olen. Ja tegelikult tahaks Igeasse ka piiluda. Aga lähme vaata, mis siin on. Autos tagasi. Tegin väikse tiiru seal. Sükse 40-minutilise. Ja läksin Pepkosse muidugi ainult sokke ostma ja lahkusin ikka mingi pea 50 eurise arvega. Nii et jah,
vaatad küll, et kõik asjad maksavad 2 euri, 2 euri, 2 euri, aga siis haarad neid ka terve hunniku ja ikka on see arve üsna märkimisväärne. Ja ma väga sealt filmida ei tahtnud, sest et väga palju rahvast oli, väga palju lapsi oli ja ma arvan, et neist keegi ei tahtnud minu kaadrisse ilmselt jääda. Vot. Aga ma nüüd tulin IKEA parklasse ja siin on ka väga-väga palju rahvast. Aga ma mõtlesin, et kuna me siin plaanime grillida ja mul on tõsine puudus igasugustest kaussidest ja asjadest, nõudest, siis ma mõtlesin, et ma pean ikkagi midagi siia tulema ka vaatama. Aga ma otsin endale mingi veits parema parkimiskoha, sest ma praegu parkisin kuhugi taha otsa. Et siin natukene telefoniga jutustada omaette. Ja see ei näe ju kõrvalt vaadates üldse veider välja. Aga ma pargin ümber ja lähme IKEAsse. Ma ei tea, palju ma seal neid klippe saan teha, sest et ma ei tea, mul endal isegi nagu ei ole piinlik filmida, aga ma olen kuidagi, sellest on mul suht suva. Aga nagu keegi ei taha ju nagu siia kaadrisse jääda ja kui rahvast on palju, siis selliseid kohti leida, kus inimesi ei ole, on väljakutsuv. Igatahes, lähme vaatame, kus ma saan mingi kausikese. Grilli kokku. Ma peaks tegelema selle lagaga siin. Ja siin. Ja seal. Aga ma üldse ei vitsi. Üks lavada praegu. Nii. Mihkel paneb palju grilli kokku ja ma peaks hakkama koristama, aga enne teeme kiire hauli. Jah? Davai. Nii, kõigepealt läksin sinna ostma kausse ja kausse ma ostsin mitu. 1. 2. Ma mõtlesin, et siin on ja, ma ei tea, panna liha, teha salatit. Nii, mõtlesin, see on nii nunnu kollane kevadel. Sobib ju. Ma ostsin ka IKEAst neid külmutatud kaneelisaiu. Minu arust need on mega head. Siis ma mõtlesin, et ma teen neid ahjus ja panen need siia sisse. Äkki. Ja siis ma ostsin veel kausse. Nendest kaussidest ei piisa. Ma ostsin niisuguse. Nagu läbipaistva. Ja sellise suure ka. Mis nüüd siia saab ka salatit teha. Siis ma loodan, et on näha ja kuulda, aga ma ei tea, ma pean endale ostma seda tripodi. Sest et praegu ma teen niisugused, et ma lihtsalt eestan neid torne ja siis topin sinna selle telefoni kuskile vastu. Ja no, neid klassika, neid rätikuid.
võtta sinna 1, 2, 3, 4, 5 kaussikest või asjakest. Siis ma käisin Pekos, ma tõstsin lastele sealt sokke ja ma ostsin sokke. Aga ma ostsin ka kõike muud. Ei tea, kui palju mis näitan. Midagi ikka näitan, on ju. Suksid ostsin ka. Need ma ostsin Selverist. Ja ma mõtlesin, et kui Leo tahab, ma ei tea, midagi meisterdada või joonistada või ma ei tea, lödistada nii-öelda, siis saab need alla panna. Tegin nunnad. Ma ostsin Teole siuksed komplektikese. Selline T-särk ja sellised püksid. Siis veel igasuguseid T-särke, sest neid läheb lihtsalt nagu megalt minu meelest. Ostsin ühed siuksed siduga saltakad. Mis ma veel saanud näidata? Siis neid mikrofiiberlappe. Nendega minu meelest hea ilast mingeid peegleid ja pindu ja asju koristada. Siis ma ostsin sokke Leole. Veel sokke. Sest ma ei tea, et sokid kogu aeg kuskile nagu lähevad. Siis ma vaatasin, et neil on nii mõnusad need. Oh my god, ma vaatan, kas siit vist ikkagi näeb sellised nagu mummukesed on siin all. Et siis, ma ei tea, liibiseb äkki vähem või. Siis ma ostsin Riannale täiesti tavaliselt siukseid valgeid T-särke, neid minu meelest kannab igal pool mingite teksadega. Neid ostsin päris mitu tükki. Siis ostsin mingid shortse talle, sest siin ilmad lähevad nagu soojamaks ja üldse, siis ma mõtlesin, et nii hea, kui on mingisugune ronimiseks mingi varu olemas või turnimiseks või mida iganes. Ja siis veel sokke, veel sokke ja siis ühed lühkad, mis tunduvad siin nii suured. Aga need on Briannale siis. Võt. Kõik. Endale ei osta midagi. Ühe selle for me ja see on ka põhimõtteliselt otsas. Päris hea oli see muidu. Mulle see meeldib. Nüüd ma peaks hakkama koristama. Kell ei ole 7 veel. Ma olen nii väsinud. Nii väsinud lihtsalt. Aga Mihkel grillib liha ja I can't wait, et seda süüa. Ja. Teen väike vahel praegu kiire panni ja panen toitu. Siis lähen liha sööma esimest grillliha see aasta ja üks asi ja üldse oma grillile.
täis, sest kuna õues põhimõtteliselt saab vihma, siis ma õues ei tahaks süüa. Vaatame, kuidas maitseb esimene liha. Tundub, et grillmeister ise on väga rahul. Panen siia teine. Issand. Natuke tahaks nagu ketšupit ka, aga ma ei tea, kas see vist rikub selle maitse ära või? Nii ei tehta vist või? Oh my god. See on mega hea. Ja mul kõht ka veel nii lühi, nii et ma arvan, et kogu see kombo on amazing. Kuidas siin ebaviisakas tihti ja süüa või? Jälle, kas see on ebaviisakas, ma rohkem ei tea. Aga mega hea. Mega hea. nädalavahetus on läbi saanud ja meil oli väga tore nädalavahetus. Me grillisime reedel ja laupäeval ja eile tahtsime väga minna loomaaeda,
aga kuna ilm väga ei soosinud, siis loomaaiaplaan jäi kahjuks ära. Aga loodame, et siin tulevatel nädalavahetustel ehk õnnestub. Täna on esmaspäev ja kell on saamas 6:30 kohe. Ma olen ise üleval kella 5 ja mul tegelikult oli plaan ka jooksma minna. Aga kuna mul on täna esimene tööpäev üle pika aja, siis ja see on natukene elevust tekitav, siis ma kuidagi tundsin, et äkki kui ma endale selle jooksuringi ka sisse panen, et siis äkki mul mingil hetkel hakkab see ajaline surve ikkagi tekkima ja ma ei taha, et see mind kuidagi nagu ärevusse viiks. Nii et ma jätsin selle tänase jooksuringi vahele. Homme plaanin küll minna, sest et ma arvan, et kui ma kell 5 ärkan, siis ma ikkagi jõuan ilusti oma asjadega valmis. Et ma sellise 45 minutilise jooksuringi ikkagi jõuan teha ilusti. Vot. Aga meil oli väga tore nädalavahetus. Me reedel grillisime põhimõtteliselt terve päeva. Ja siis meil päeva teises pooles tulidki sõbrad külla ja Mihkli vanemad käisid, mis oli tore. Ja siis ühed sõbrad jäid meiega ööseks, nii et me saime ka laupäeva koos veeta, käisime Ikeas ja veel ühes mööblipoes koos ja olime siin terve päeva õues siin aias, et väga siuke väga tore nädalavahetus, kus terve aeg sai mõnusasti süüa ja mõnusasti aega veeta. Vot. Ja pühapäeval ka eile siis me loomaaeda küll ei läinud, käisime korra hommikupoole ühes ehituspoes vaatamas varju terrassile. Et meil siin terrassil läheb ikkagi päris kuumaks päiksega ja lastel on nagu keeruline selles osas. Et nüüd ma tahaks ikkagi vähemalt varju saada ja ise ka aeg-ajalt võib-olla seal olla, on ju. Et seda käisime vaatamas ja siis õhtul käisime terve perega siuksel 6-kilomeetrisel jalutusringil, mis oli ka nii tore. Ja võtsime sushit ja sõime sushit õhtusöögiks. Siuke mega mõnus pikk nädalavahetus täis kõiki meie põhimõtteliselt lemmiktegevusi. Vot. Aga täna on esmaspäev ja ma lähen tööle. Ma kuulen, et Leo on juba vaikselt ärkamas, nii et hakkame nende hommikuste tegevustega siin siis järgemööda ka pihta. Puutan neile hommikuks. Nii, ma tulin seda videot siin ära lõpetama, issand, nii hullult sajab.
Esimene tööpäev oli väga tore. Ma ei tea, kuidagi see ikka täidab täiega mu tassi, kui ma saan, ma ei tea, täiskasvanud inimestega suhelda. Aga igatahes suur aitäh sulle, kui sa jõudsid siia video lõppu taaskord ja võid sellest mingi like'i või kommentaariga ikka märku anda. Ja kui sa ei ole veel tellinud mu kanalit, siis sa võid seda ka teha. Vot nii, et suur aitäh sulle veel kord. Olge tublid ja näeme juba järgmine kord. Tšau!